mina tahan rääkida liikuvast pildist, sest tänapäeval nimetatakse liikuvaks pildiks ka seda, mis on videolindile salvestatud või isegi failidena. Aga siis, kui mina läksin peale Leningradi kinoinseneride instituudi lõpetamist 1972. aastal Tallinn Filmi tööle ja lõpetades seal 1998. aastal filmi töötlemise, on Tallinn Filmis kogu aeg toodetud seda liikuvat pilti 35 mm filmilindile. 1972. aastal Tallinn Filmis laboris töödeldi ainult mustvalgeid filme. See tähendab, et kujutis mustvalge koosnes metallilisest hõbedast. Metalliline hõbe annab väga ilusa mustvalge ja väga kvaliteetse kujutise. Ma ütleks, et meie kasutasime negatiivideks ainult Vene filmi, Šostka tehase filme, toorfilmi, mis sisaldas palju hõbedasoola ja kujutis oli, ma arvan, et Vene filmide, mustvalgete filmide kujutis lõpptulemus on üks parimaid maailmas. Kuigi töötlesime me ainult mustvalget filmi, aga Tallinn Film ju tegi juba mängufilme värvilisi ja ka eriti olid just laulupeofilmid, mis nõudsid värvi. Sellepärast hakati mõtlema ka Tallinn Filmi laborisse sisseviimist värvifilmide töötlemiseks. Senini filmiti küll Tallinnas või Eestis need filmid, aga töödeldi Lenfilmis. 76. aastal hakkas tööle meil esimene värvi ilmutusmasin, see oli negatiiv. Siis oli veel ikka nii, et negatiivi töödeldi meil, positiivi kopeerimine läks ikka edasi Leningradi. Kuigi see ei olnud ka eriti mugav, aga vähemalt, et siis oli juba näha, et negatiiv on korras, et seda negatiivi annab kasutada edaspidiseks tööks. Kõige tähtsam oli juba just mängufilmigruppidele, et teada, et kas kogu nende päevane või nädalane või töö on kandnud vilja, kas võib dekoratsiooni maha võtta, kas võib uut tööd alustada. Aga siis sellest edasi tehti positiiv ikkagi veel alguses Leningradis, aga kui 80. aastal oli teada, et tulevad Moskva olümpiamängude purjeregat tuleb Tallinnas, siis 79. aastal saime meie ka omale värvi positiivimasina. Seda ma võingi teile näidata, see on siin ekraanil, värvi positiivimasin on. Nii et siis peale seda 80. aastaks olümpiamängudeks töötlesime juba kogu oma materjali Tallinn Filmis. Mis oli värvi positiivi juures päris keeruline, oli see, et pilt pidi olema võimalikult värviline, aga need koopiad, mis ekraanile läksid, mis pidid sisaldama ka, kus oli juba heliriba pidi olema võimalikult mustvalge, sest et heli vastuvõtteseadmed, nemad kõige paremini, neil oli kõige paremini mustvalge heliriba lugemine. Nii et siis sellel masinal toimuski nagu see kahel tasandil, ilmutuspaakides ilmutamine ja see niisugune eraldi konstruktsioon oli heliriba töötlemiseks. Filmi töötlemisel on hästi tähtis, ilmutamisel on tähtis töötlemisrežiim. Ilmutaja koostis loomulikult, peale selle ilmutustemperatuur. Värvifilmil hoiti teda rangelt 18 kraadi juures
kõikide nende Vene filmide ja Orvo filmide puhul oli see 18-kraadine temperatuur, pidi olema stabiilne, kui on olnud ka, et ütles meil mingi termostaat või midagi üles, et ilmutaja temperatuur langes, juhtus praaki ka, aga kui näete, et ilmutusmasina pikkus on 1200 meetrit või 1000 meetrit, siis võis see temperatuuri muutus ikka väga suure praagi põhjustada. Värvilisel õnneks teda minu mäletamist mööda kordagi ei juhtunud, aga mustvalge negatiivil juhtus küll, aga õnneks see oli väiksem masin ja praagi suurus oli korraga väiksem. No peale seda, kui on negatiivmasina on tulnud, ega negatiiv on originaal, negatiiv on püha. Sellest negatiivist, kogu negatiivimaterjalist kopeeriti positiiv, mida saab töös kasutada, seda nimetatigi tööpositiiviks. No vaat siin te näete ka, et see ongi tööpositiivi pilt, mida ekraanil näete. Näete, siin on pilt ja siin kõrval on see niisugune valge riba. See tööpositiiv on ilma helita, sest tegelikult võtteperioodil ja võtteplatsil heli ja pilt valmivad täiesti iseseisvalt või ühesõnaga, et film negatiiv tuleb kaamerast, see helimaterjal on helimakkidelt, tuleb kokku, nad saavad lõppkokkuvõttes. No siin on ka, et mul on pildipositiiv ja heli magnetlint on kahel erineval lindil. Ma võin neid, nad on sünkroonselt monteeritud, kogu see heli sünkroniseerimine ja pildi monteerimine, sest et seda pilti monteeriti, seda tööpositiivi monteeriti, ta võis 10 korda, võib-olla ma ütleks isegi 100 korda, vaadata, see plaan sobib, see ei sobi, siit lõigata, siit juurde panna. Nii et seda tööd tehti kõik selle niinimetatud tööpositiiviga. Siia lisati kirjad, siia lisati kombineeritud võtted ja kui oli see kõik ja oli ka ja heli oli sünkroniseeritud ja helipikkused vastasid täpselt positiivi pikkusele, juba monteeritud tööpositiivi pikkusele, siis võeti alles sealt negatiivi laost kõik need negatiiviplaanid uuesti välja ja vastavalt sellele monteeritud positiivile pandi negatiiv kokku. Samal ajal oli ka siis sellest magnetheliribast tehtud optiline helinegatiiv ja need said koopia valmistamiseks kokku, uuesti kopeeris ja siis kopeeriti nad ühele lindile. No vaat, kui ma seda näitasin teile. No siin on, see on küll värviline, aga siin on juba pilt ja heliriba ühel lindil. Nii et see on juba valmis ekraanil näitamiseks. Et muidugi, ega siis see esimene koopia ei olnud veel, no esimest koopiat nüüd proovikoopiaks ei saa nimetada, see oli ka ikka niisugune, ta nõudis veel parandusi. Aga tegelikult neid proove enne tehti niisugustel lühikestel jupikestel mitmeid kordi, sest et ega siis filmilint on ju lõpuks kallis, ega teda ei saa igaks juhuks nüüd see 300 meetrist filmirulli ära kasutada. Kuigi muidugi juhtus seda ka, et esimene koopia, nagu öeldakse, läks aia taha. Kontrollimine toimus meil kogu aeg ikka Moskva kaudu, sellepärast et sel ajal oli niisugune hea tava,
et terves Nõukogude Liidus oleks võimalik, kui filmid kuskil, no ütleme Musta mere ääres filmi, siis ei tulda sellega mitte Tallinnasse teda töötlema, vaid tööteldakse Odessa stuudios. Ja vastupidi, kui Odessa stuudio filmib Tallinnas neid keskaegseid hooneid, siis töödeldi materjal ka siin. Aga pärast on need materjalid võimalik omavahel nii Odessa stuudio kui Tallinn filmistuudio omavahel kokku viia. Nii et nad pidid olema nagu mingil moel standardsed, kuigi see ei olnud eriti õnnestunud, aga vähemalt püüti niiviisi, sellepärast oli niisugune üleliiduline standard, kuidas filme töödelda sel ajal.